Tere kuulajad ja vaatajad. Täna mul eriti põnev rääkida personaaltreeneriga, mitte tavaliselt personaaltreeneriga, vaid ta on Bikini Fitnessi tegelev ilus naisterahvas, kes on läinud toitumisega ühest äärmusest teise ja tänu sellele oma tervist parandanud. Ja tänane vestlus võib-olla natuke sihuke ka, kus peab olema hästi avatud meelega, sellepärast et me hakkame neid suuri uskumusi, mis meil võib-olla siin tänapäeva toitumises hästi palju peale surutud ja me lähme hoopis ajast tagasi, et kuidas vanasti võib-olla 1000 aastat tagasi inimesed toitusid ja seeläbi on elanud. Siis tore, Indra, et sa siin oled. Ja aitäh kutsumast, väga põnev. Ja ilma pikema jututa me läheme kohe sisse, et kui Indra oli alguses ühest toitumises sees ja siis hakkasid esinema mingi probleemid, siis räägi, et kuidas sina üldse oled jõudnud siis lõpuks toitumise nagu karnivoorini, aga mis sellele eelneb, miks sa muutusid? Inimesed tavaliselt siis võib-olla on siis tervisega seotud, nad tahavad kaalust alla võtta või on midagi juhtunud ja nad teevad siis mingid muutused, et kuidas sinul siis see minevik hakkas? Nii siis kuskil 2016 ma läksin täiega nagu kaasa inimestega, mul oli hästi palju tuttavaid ümber, kes olid veganid ja mul endal õde ka oli siis olnud pea 14-15 aastat taimetoitlane ja ma läksin sellega kaasa ja ma hakkasin seda väga nagu karmilt jälgima ja alguses oli nagu väga fine kõik, aga kuskil kui olin nagu aasta seda teinud, siis mingi äkki 2017 või niimoodi, siis ma hakkasin tundma, et mul nagu kaal langes väga jõhkralt ja mul tuli päris palju juukseid peast ära. Ja see oli naljakas, mul isegi koolis nagu koolikaaslased hakkas mulle süüa toomast, et ma olin nii peenikeris. Aga jaa, sellised probleemid hakkasid järjest tekkima. Ma korra küsin, et sa hakkasid seda tegema, kas sa tegid nagu teadlikult, et sul nagu õde tegi, kas sa nagu hullult jälgisid, milline sa olid nagu, kui sa olid vegan? Ma ikkagi, ma tean, et see põhijutt veganitel on see, et low fat, et nagu, et rasva ei sööks, aga tegelikult ma ikkagi söön rasva päris palju, mingi pähkleid, avokaadosid, asju, aga siis ma avastasin siukse asja nagu fruitarianism, siis nagu puuvilja ainult söövad, siis ma lõikasin tõesti rasvad nagu no nii madalale lihtsalt. Aga ma imestan, et selles suhtes mul kunagi päevad ära ei kadunud, nagu sellist probleemi ei olnud, aga ikkagi, no võib-olla seepärast ma olin nii nagu noor, siis keha kuidagi on nagu tugev. Paremini, kõike talub paremini. Ja täpselt. Aga ja rasvad lõikasin välja, aga siis mul tegelikult ma lõpetasin siis natukeseks ajaks ära veganluse, ma proovisin nagu liha süüa, sest ma korra küsin, kas sa võtsid muidu veganluse ajal näiteks B12, nagu öeldakse, et hästi tähtis? Issa, ma võtsin nii palju asju, ma võtsin mingi omega 3-sid juurde, B12, D-vitamiinid, B kõik need vitamiinid, et ma proovisin hästi nagu on top of it olla nagu kogu aeg, et ma tegin seda targalt nii-öelda. Ja ütleme, kui me oleme nii palju rääkinud juba, et siis ma olen aru saanud, et kui sa lähed mingisse asjasse sisse, siis sa uurid hullult ja üritad maksimaalselt kätte saada, et terved inimesed võib-olla ebaõnnestuvad sellepärast, et nad teevadki väga nagu ebatervislikult neid asju. Et tegid ikkagi hästi teadlikult, et sa ei läinud päris sellele kaasa ka, et kui mingid tehtud tooted, et lihtsalt, et on nagu vegan. Ja, mul oligi nagu, ma olin hästi siuke, sõin nagu whole foods nagu terveid toite, aga siis lõpuks, kui ma tahtsin hakata rohkem nagu lihast kasvatama, siis ma hakkasin jõusaaliga tegelema, siis ma hakkasin hästi palju sojatooteid ostma, ma ostsin lihtsalt tofu, ma ostsin neid sojaube ja siis lõpuks tulid need mingi soja, need hot-dogi vorstid, aga see oli nagu selline kõige rohkem töödeldud ja siis lõpuks ma need vorstid lõikasin ka välja ja jäin ainult tofu peale, sest nagu see tofu ongi ainult sellest toast, ikkagi see ongi nagu, ei ole nii töödeldud nagu, et siin ei ole lisatud mingid nagu asju väga palju. Okei. Nüüd siis aasta läks mööda ja nüüd siis sa tundsid, et midagi peaks muutma, eks? Tegelikult oligi, ma olin alguses taimetoitlane paar aastat ja siis ma läksin täiesti veganiks aastaks. Ja siis peale seda ma olin ikkagi, et ma ei saa nagu seda teha, hakkas nagu tervisele ka ja järjest rohkem hakkasin kuulma nagu
kuulama infot nagu teistelt kanalitelt, et varem ma kuulasin ainult neid veganeid, vaata, mida ainult need vegani arstid ja vegan research nagu kõik seda kuulasin, aga siis ma rohkem nagu avasin oma vaateringi ja sain ikka aru, et nagu see pole päris see, on ju. Ja siis ma hakkasin bikiini fitnessiga täielikult tegelema ja siis mul treener ütles, et ma võiks vähemalt kala süüa, nagu kui ma tahaks nagu seda bikiini fitnessi teha. Aga põhimõtteliselt kohe, kui ma alustasin oma treeneriga, siis ma tundsin, et mul hakkasid nagu seedeprobleemid. Ja et ma ei teagi, kas oligi nagu, siis see nagu jõudis kõik minuni, see veganlus või nagu mis seal juhtus, aga siis hakkasid nad tulema. Ja see oli siis põhimõtteliselt mingi 2 aastat või kuna see hiljem siis? Ja see oli juhtus lõpuks siis ongi mingi 2-3 aastat tagasi tulid need kõhuprobleemid umbes niimoodi. Ja, aga siis mul mõte nagu ei mõelnud midagi erilist, selles mõtlesin lihtsalt, et mingi, et läheb üle ja aga ikkagi läks järjest hullemaks, algus olid lihtsalt puhitused, aga siis lõpuks tulid kõhuvalud ka ja hästi palju erinevate arstide juures käinud, 8 erineva arsti juures ja oma ala profide juures ka nagu reaalselt nagu kõhuarstid, et ei ole ainult käinud nagu perearstide juures, aga ei ole mitte kuskilt abi saanud ja isegi viimane arst ütles mulle, et helistas mulle, ütles mulle, et ma ei oska sind enam aidata. Jah, see kahjuks nagu on, et arstide puhul ongi, neid asju juba nii palju ei tea, et sellepärast me peamegi nagu ise hakkama otsima, et sulle võib-olla lihtsalt läks see 8 arsti aega, kus sa lõpuks juba oled nagu loobusid sellest, et kui viimane arst ütles ka, et ma ei oska sind aidata, siis sa vist olid nagu natuke meeleheitel ja sa hakkasid siis otsima haidust. Täpselt, et mulle nagu 2 või 3 korda pandi vale diagnoosi, mille vastu ma võtsin päris nagu kangeid rohtusid, mis ma arvan, et mul omakorda keerasid nagu veel rohkem pekki kõik, sest ma mäletangi siis mul läks täiesti pekki, kui ma ei saanud enam nagu peaaegu midagi süüa ilma nagu probleemideta, oli siis, kui ma tegin gastriidi vastu ravikuuri, kuna öeldi, mul on gastriit, ma käisin mööka neelamas, aga siis 6 aega hiljem ma läksin päris nagu gastroenteroloogi juurde, nagu kõhuarsti juurde ja tema ütles nende piltide järgi, et mul ei ole kunagi isegi gastriiti olnud ja ma tegin selle ravikuuri täiesti mõttetult läbi, mis nagu võiski mulle rohkem kahju teha lõpuks. Et ja, siuke huvitav asi ka. Aga nüüd siis see mikrobiomi test siis tegid selle ka, et põhimõtteliselt sa hakkasid natuke toitumis, said aru, et mikrobioomist midagi võiks probleem olla, et tegelikult jah, see kõhubakteritest hästi palju nagu oleb, kui ise ka nagu olen seda lugenud selle kohta, siis ma üha enam hakkad hindama kõik, et nagu kuidas see tasakaal siin sees on, kui see on tasakaalust väljas, siis hästi palju hakkabki probleeme esinema, et ongi nahk, näiteks kõige suurem organ hakkab näitama välja täpselt neid probleeme, et enamus nahaprobleemid on tegelikult seotud, et meie soolestikus on mingi probleem. Et sina siis tegid selle testi ja mis sa said midagi teada siis või ei saanud? Nagu ma väga nagu lootsin, et ma saan sealt head infot, mulle saadeti siuke väga põhjalik nagu fail, mulle räägiti kõik ära, sest see oli mingi igasuguste bakterite nime, mis ei öelnud mulle nagu mitte midagi, siis mulle räägiti nende kohta mingi jutt ära, on ju, ja siis lõpus öeldigi, et aga me soovitame sul siis võtta seda kiudainet, mida me müüme siin, ja siis ma olin nagu, et okei, et ma maksin mingi 3 sotti umbes sellepärast, et mul müüakse mingi kiudainet, on ju, aga ma reaalselt ma ostsin selle lootes, et see nagu reaalselt töötab, sest et see firma hästi nagu on haibitud ja väga nagu inimestel on hea tagasiside olnud nende toodete kohta ja siis ma proovisingi, aga mul ei teinud mitte midagi paremaks, mul nagu pigem läks hullemaks, et seal me siis jõuame tegelikult sellesse, et kui me praegu vaatame meie siis toitumissoovitusi, ongi hästi palju räägitakse kiudainetest, et kiudained aitavad siis kuidagi meil seedidega, aga mingi osa inimestel on tegelikult, nad paljastavad hoopis probleemi. Ja sellest nagu ei räägita nii palju. Ja sinu puhul siis samamoodi sa üritasid ennast hakata ravima siis nii-öelda kiudainetega, sest sul on puitusprobleemid, seedeprobleemid. Siin ma toon hea näite ka tegelikult, kus võib olla hoopis nagu see, kui see kont on mujale maetud. Et näiteks inimesed tarbivad
kui me räägime üldse, kui mina tegelen inimestega ja mul on olnud inimesi, kellel on seedehäired, puhitused, siis esimene asi, ma ikkagi soovitan vaadata kohe nisutoodetele otsa, sellepärast et nisutooted siis sisaldavad niisugust valku nagu gladiin ja ta ongi raskesti seeditav. Aga nüüd siis, kui me näiteks ütleme, et ongi kiudainete rikas leivatoode, mis on nagu nisu baasil, siis tegelikult need kiudained tegelikult ei tee mitte midagi, sest probleem on hoopis selles nisus. Ja samamoodi näiteks, mida tehakse jookidega, on igasugused need suhkrujoogid, spordijoogid, vitamiinijoogid, ehk nad on suhkrujoogid, aga sinna pannakse nüüd vitamiini sisse, ehk siis nad müüakse selle pointiga, et seal on vitamiinid ja nüüd sa peaks tarbima seda suhkrut. See probleem on mujale maetud, aga meil siis üritatakse, turundus on kaval, üritab siis neid tooteid hästi reklaamida kuidagi, et siis me rohkem tarbiksime neid. Sest me räägitakse, et mina õppisin ka aasta aega toitumisnõustajaks, siis igal pool oli kiudained. Et ja ma ise olen ka natuke selle koha pealt skeptiline ka, et süsivesikut hästi palju siis seostatakse heade kiudainetega, aga tegelikult me ongi hästi tähtsad on rasvad ja valgud, mis on organismile tähtsamad. Et aga igastahes sina siis proovisid samamoodi, sõid kiudaineid ei aidanud. Ja, et mul oli siuke igapäevaselt ma träkkisin, et ma saaks kindlalt sisse 20–25 grammi on ja soovitatud on. Isegi proovisin rohkem, vahepeal mõtlesin äkki see aitab. Ja mul oli nagu päris katastroofiline, ma olin täiesti nagu meeleheitel ja päris räigetes valudes niimoodi, et ma mäletan see, mis viimane piir mu jaoks oli, ma võtsin õunast ampsu suve. Ja siis järgmine päev pidin EMO-sse minema, sest ma lihtsalt ei kannatanud, nagu nii valus oli kõhus. Ja nii, kui ma lõikesin päevapealt kõik kiudained välja ja panin... Aga miks sa otsustasid seda? Oligi, ma ei saanud arstilt abi enam ja ma olin nagu uurin natukene. Ma uurisin, aga ma kõigepealt ei jõudnudki karnivoorin üldse. Ma tegelikult katsetasin ühte teist. Aga ma korra küsin, et kas sa ma testisin ka tegelikult hästi palju, ma üritan märkida, kas sa ei mõelnud nagu mingi toitumisterapeudi juurde, kui sul oli soolestikuga probleem, aga sa tegidki mikrobiomi testi ja sulle nõustas siis toitumisnõustaja võib-olla, jah? Ja ma tean nagu, mida need juttu kõik toitumisnõustajad räägivad, ma tean lihtsalt sellepärast, et ja see ongi nagu... Seal on see vahe kohe, et ongi, et toitumisnõustaja on see kõige esimene faas tegelikult. Kui mina õppisin, siis ma õpin aasta aega toitumisnõustajaks, sealt minnakse nüüd toitumisterapeutiks õppima. Ja nüüd on siis järgmine on see funktsionaalne toitumisspetsialist, et tegelikult inimesed, kui on ka nagu sellised probleemid, siis ärge otsige lahendust toitumisnõustaja juures, vaid need, kes tegelevad juba nende haiguste juures. Ja see funktsionaalne. Jah, täpselt see funktsionaalne toitumise inimesed, need, meil on Eestis vähe neid, on see asju... Täiega vähe, ma ei leidnudki, sellepärast ma nagu ei läinud. Tegelikult jah, kui on mingid kuulaja, kui sul on mingi soolestiku probleem, siis esimene asi proovi leida nagu see funktsionaalne toitumise spetsialist, kes teab nagu rohkem haiguste kohta, mis võib olla see probleemi põhjus ja siis võib tegelikult inimesed saada päris palju lahendust. Aga sinu puhul, kuna sa oled hästi siuke, ma tahan teada, ma loen, et sa siis jõudsid enne karnivoori siis veel ühe dieedi juurde. Ja, see ei ole nagu üldse tuntud, selle nimi on The GAPS diet, see on siis gut and psychology syndrome, et üks vene naine Natasha Campbell, ta on terve elu nagu arstina töötanud ja ravinud nagu just lastel autismi ja igasuguseid selliseid mentaalseid haigusi, et see sai alguse sellest, et tal enda laps sündis nagu autistina ja siis ta tahtis seda nagu ravida. Ja ta sai sellest täielikult lahti nagu toitumisega ja siis ta hakkas täiega seda arendama ja ma siis avastasin tema selle toitumise ja tema siis nagu usub, et kõik füüsilised ja vaimsed probleemid saavad alguse siis rikutud mikrobiomist ja siis ma hakkasin jälgima tema seda protokolli, et kuidas nagu taastada see ja siis algus oligi nii, et põhimõtteliselt nagu jood kondi ja liha puljongeid, kana ja veisest põhiliselt ja sööd nagu hästi pehmeks keedetud lihasid ja pehmeks keedetud köögivilju, aga ma võtsin nagu liiga palju kaalust sellega alla, ma tundsin.
ja ma ikkagi hakkasin nagu mingit järgmist nagu lahendust otsima. Ma tegin seda ikkagi mingi 3 nädalat või niimoodi, aga ja ma võtsin liiga kiiresti kaalust alla, ma võtsin mingi 5 kilo või midagi. Kuigi tegelikult see ei ole selle eesmärgiga mõeldud, aga siis ei jõua nii palju seda puljongit jõua, et saada kalorisi täis. No, puljong põhimõtteliselt sisaldab ka kollageen, tehakse seda, keeditakse kondis, siis on kollageen ja želatiin. kollageeni seda vedelikku, et see ja see želatiin peaks nagu ja see peaks nagu ravima seda kõhu, seda lainingut. Seda peensoole, seda barjääri ja seda nagu seda soovitakse. Aga sa ütlesidki, et kõhust hakkavad vaimsed probleemid, et kui sa olid ka nagu veganlus tegid, et kuidas sa nagu vaimselt tundsid ennast, et milline inimene sa olid näiteks? Ma olin lihtsalt, see on nagu nii naljakas mõelda, ma olin nii siuke nagu agressiivne, eriti selle nagu toitumise peale surumisega. Ma olin nagu, et sa oled mingi mõrtsukas ja et te kõik surete mingi vähki ja mingi veresoonkonna haigustesse, mida iganes, sest et ma olin nagu nii nagu see oli kinni mu peas ja ma ei suutnud nagu üle selle vaadata. Aga nagu nüüd ma tunnen, et ma olen jumala nagu chill, et nagu söö, kuidas tahad, ma söön nii nagu ma tahan ja kõik on nagu, no ma olin noorem ka, vaata, võib-olla ma olin temperamentsem, aga kuidagi see on siuke asi, millele ma suudan nagu näppu peale panna, et ma tunnen, et üldiselt nagu veganid on natukene nagu peale tükivamad oma selle toitumisega, kindlasti. Jah, see on kindlasti, ütleme, et nad kindlasti aitavad, aga seal ongi see tegelikult, meil on nagu siuke kognitiivne dissonants, meil on omad uskumused ja veendumused ja mina nagu olen hästi raamatutest nagu saanud tänu sellele, et nagu mõista, et nagu kuidas inimesed mõtlevad. Ja ma olengi nagu saanud rahu sellepärast, et ma tean, et inimestel ongi nagu siuksed usuvad mingeid asju ja kui sa lähed midagi muud neile seletama, siis nad lähevadki, tekib konflikt, egokonflikt tekib ja siis ongi see, et siis tekivadki nagu siuksed põrkumised. Mina olen natuke sellest aru saanud nüüd pärast seda, et kui sa oled nagu ühest ekstreemsusest läinud teise, ehk sa mõistad, et kui sa toitud mingi mustri järgi, sa ikkagi üritad uurida ka muid asju juurde, sellepärast, et sa selle mõtte nagu küllaltki lahtisena. Ja, sest ma tean, et vegan toitumisega inimesed on ka ju mingid imeasju ära ravinud ja ma ei tea, osad elavad nagu imelist elu, aga jah, et ma lihtsalt tahangi nagu oma teekonda jagada, sest ma saan ülipalju kirju tegelikult Instagramis just nagu naistelt, kellel on ka mingid räiged seedeprobleemid ja nad pole kunagi nagu abi saanud. Jah, et naistel, ma ütleme, et minul on ka mitmeid kliente, kellel on ärritunud soolesündroom ja siis ma ka hästi palju seotud võib-olla stressiga, kuna stressi samamoodi mõjutab kohe nagu seda seedimist. Ja, täpselt. Et aga miks nagu naistel rohkem, võib-olla et nad teevad rohkem dieete võib-olla, et siis ongi see, et nad dieedist natuke rohkem stressis, stressis mõjutab mikrobioome ja siis, et hormonaalne süsteem on ka seotud, aga mul ka stress väga mõjutab seda, nagu kui ma olen väga stressis, siis mul lööb hästi nagu välja see kõhuvalu, aga kui ma suudan rahulik olla, siis nagu ei ole nagu midagi väga. Mul on nagu õde ka, tihti nagu kimpus olnud, siis tema nagu räägib ka, ma olen hästi palju õppinud nagu õe pealt, kellel on ka probleem olnud, ta on samamoodi mõõka neelanud ja siukest asju, aga siis hakkad nagu nägema, et ma nagu üritan ka alati see, et mina nagu mingi määral üritad siis peale suruda toitumise asi ja siis on see, et ma nagu ei vaata seda stressi efekti, et siis ma iga kord, kui ma loen midagi, kui ma kuulan kedagi, siis ma olen hästi nagu skeptiline. Ma kuulan ära, ma sünteesin, ma teen ise nagu research'i ja siis ma nagu võtan otsuse vastu, et aga ma ei hakka ütlema, et nii ei ole õige. Tänase vestluse eesmärk ka ei ole, et me nagu ei tee maha, et see veganlus ei tööta või halb midagi, vaid pigem on see, et inimestele, kellele see sobib, aga inimesi, kellele ei sobi. Ja nüüd me räägime sellest, kui inimesele, kellele ei sobi see, me ta on proovinud, ta ei ole saanud lahendust. Ja nüüd siis me üritame siis minna selle äärmusesse, teise äärmusesse, mis sa enda jaoks siis leidsid, et karnivooreks siis. Aga ma tahan lihtsalt öelda, et nagu ma ei ole käinud mingi äärmusesse, et ma olen normaalselt ka söönud, vaata, et inimesed vaatavad, et ma olen mingi katsetan, et miks sa lihtsalt normaalselt ei söö, vaata, aga ma olen nagu kõike proovinud. Et mul oli ka, et kui sa nagu ütlesid karnivoori, et siis ma mõtlesin, et okei, miks sa nagu paleot pole proovinud, et miks sa nagu ketot, et miks nagu karnivoori, et mõnel võib aidata ka see sama probleemist lahenemine, et sa hakkad võib-olla keto peale, et seal on mingid juurikad sees, aga sina nagu läksid nüüd sellesse karnivoori sisse, sest need inimesed võib-olla, kes te rääkisid, neil on olnud samad asjad.
aga võib-olla mitte nii hullust isegi, noh, et aga sinu jaoks see karnivoor, ma näed, et hoopis parem, kohe midagi paranes siis, eks. ja et köögiviljad jätsingi välja sellepärast, et nii palju, kui ma ise uurisin, et need inimesed, kes on ka sellega kimpus olnud, et ongi isegi on ketot teinud, aga ikkagi, kui nad on jätnud need köögiviljad ka välja, on nagu täiesti lahti saanud probleemidest just nagu kuna keto köögiviljad on tavaliselt, ongi ju mingid juurikad, on ju, mingid siuksed, kus on hästi vähe süsivesikuid, aga juurikates on kõige rohkem neid taimekaitsemürke, mis nagu mõjutavad mõndasid inimesi nagu väga räigelt. Et siis ma mõtlesin kohe ka, et ma jätan nagu täiesti välja need igaks juhuks, et ma ei taha nagu riskida, sest et kõhuvalu on päris nagu jube asi. Et ütleme siis need süsivesikud või lektiinid, et õigemini, mida nad põhjustavad, no vist on hästi palju seotud selle autoimmuunhaigustega vist, eks? Jaa, täiega, et keha hakkab meil, autoimmuunhaigus, see põhimõtteliselt, kus meie keha hakkab, meie immuunrakud hakkavad siis ründama terveid inimese organeid siis. Ja ise ennast, sest ta ei saa aru, et kas see on nagu haige või haige ja arvab, et võõrkeha nagu. Ja, et hästi suur ongi leitud, et just gluteen, gliadiin, mis on nagu seotud näiteks, et tema molekul on sarnane meie kilpnäärmega. Ehk siis gliadiini mõjul hakkab meie immuunrakud näiteks kilpnääret ründama ja siis võib tekkida kilpnääre alatalitused, hästi palju seotud, kui ongi gluteen, kilpnääre probleemid, siis esimene asi, toitumisspetsialistid, funktsionaalspetsialistid vaatavad seda, et okei, et menüüst hakatakse välja korrigeerima neid asju. Ja, täpselt. Keto siis põhimõtteliselt tähendab ka seda, et kui siis süsivesikut on viidud hästi minimaalse peale. Ja põhimõtteliselt 0, nagu mul tuleb mingi 5–10 grammi päevas, kui ma söön palju piimatooteid. Jah, aga ütleme, sinu siis keto teine liik on siis see karnivoor, kus põhimõtteliselt on siis taimed on kõik väljas. Ja kõik on nagu selles suhtes mõnikord harva ma ikka luban söön mingit avokaadot, aga hästi natukene ja mingit banaani, see on mul okei mõnikord või siis pirn on ka vahepeal siuke fine, aga köögiviljadest ma ikkagi suht hoian eemale. Et puuviljad võivad nagu natukene olla mõnikord, aga see on pigem harva, see on siuke nagu triit, aga ikkagi need tekitavad mul siuksed raskused natukene, et ma pigem hoiduks. Ja, et kui sa nagu mainisid karnivooris, ma kohe niimoodi ka siin hakkasin uurima siis täpselt, kes on ja ma teadsin seda, et Joe Roganist on jäänud silma ja ka, kus tema nagu tegi 30 päeva ja samamoodi siis tegelikult Jordan Petersoni tütar ja tema ise on saanud kõvasti abi nagu sellest karnivoori dieedist, sest oskad sa rääkida täpselt, et mis sellele Jordan Petersoni tütrel oli? Ja Michaela Peterson, oh my god, tal oli juba 15-aastaselt, tal oli nagu see hip transplant operatsioon ja ta on nagu terve elu hästi haige olnud ja igasugused mentaalsed haigused, siis tal oli siuke haigus, et ta kogu aeg, ta ei suutnud üleval püsida, et ta jäi lihtsalt magama nagu igal pool ja siis tal olid kroonilised valud igasugused ja allergiad ja igastahes päris nagu õudne. Ma olen vaadanud tema seda TED Talki, mida ei pandud laivi, sest et see oli liiga nagu aga ta ise laadis selle üles ja tegelikult suht crazy, nagu nii kahju on kuulata, kui tal nii väiksest peale siuksed asjad olid. Aga nüüd ta on 6 aastat söönud ainult nagu liha, lammasveis ja ongi lammasveis põhiliselt, aga ma ei tea, kuidas ta nagu väga tubli. Mis see nii-öelda, sa ütlesid Lion Diet siis nii-öelda? Ja Lion Diet, ta ei söö ühtegi piimatoodet, ta ei saa muna süüa, sest isegi kui ta sööb neid, siis tal nagu autoimmuunhaigused löövad nagu välja kõik korraga niimoodi, et ta taastub nendest mingi 2 nädalat niimoodi, et ta ei saa voodist tõusta, ta on nagu valudes, tal on nii paha olla ja nagu depressioon tuleb nagu tagasi. See pere elulugu on päris nagu Jordan Peterson on üks maailma intelligentsemaid inimesi ja nii karm nagu, mis neil on. Mis nagu üle nad on elanud, et see Jordan Peterson. No nende ema ka ju samamoodi ja nad on kõik. Emotsionaalne Jordan Peterson, kui ta räägib, siis tal on kohe nagu see, et kui ta meenutab seda aega, kus tütar oli haige, et tal hüppeliigesid ka samamoodi, mis seal midagi korda, et ta oli nii räige autoimmuunushaigus. Keha nagu võitles oma ja tappis oma nii-öelda terveid rakke kogu aeg lõhkus. Et see autoimmuunhaigus on selline asi, mida peaks nagu vaatama kohe otsa. Kui sul on kohe menüüs tegema suured korrigeerimised just nende lektiinide osas vist. Ma täpselt ei tea, mis need kõige hullemad
ongi lektiinid ja oksalaadid on kõige hullemad, aga ma tean, et paljudel on ka histamiinid, löövad välja isegi, kui on kaua küpsetatud liha, siis sellest tekivad sellised histamiinid, mis mõndadele on nagu raske seedida, aga seal on nii palju neid erinevad, et sellest võib täiesti eraldi video teha. Aga jah, see on huvitav, et ma ka lugesin, et täpselt, et mida on lektiinid ja siis üks asi kindlasti on see toitaineid imendumist takistav. Ma nägin ühte uuringut, kus siis tehti niimoodi, et inimesed tarbisid austriaid on hästi suure tsingisisaldusega, hästi bioaktiivsed toitainetega nii-öelda, siis oligi, et inimesed, kes sõid siis musti ube versus veel maisi tortillad, siis ubadega süües koos siis bioaktiivsus vähenes ja kui nad sõid siis maisitortillidega, siis vähenes veel rohkem. Et see, et kuidas sa nagu ise ütled veel midagi nende kohta täpselt see? Ja see ongi oksalaatidega sama, et nemad ka paindivad mineraalidega ja ongi niimoodi, et nad tekitavad kehas selliseid kristalle, kui sa vaatad mikroskoobi all, siis need näevad reaalselt välja nagu väiksed klaasikillud ja osad inimeste keha ei suuda nagu neid välja viia enam ja siis nad ongi neerudes nagu kogunevad ja tekivad näiteks neerukivid ja sellised asjad, et see on nagu väga, see on nagu number üks põhjus ongi, miks neerukivid tekivad inimestel, et keha ei suuda nagu neid välja viia, aga ja tõesti ja mineraalidega paindivad nad põhiliselt. Jah. Aga jah, see, et sinu teed karnivoor, et kas ta nagu täpselt, kui me praegu inimesed kuulavad, mis asi see on, mis toimub, aga kui me tegelikult uurid evolutsiooni mõttes, et kuidas inimesed on üles kasvanud, kuidas nende toitumislaud on olnud, milline see on olnud, et praegu mingid rahvused külmas elavadki niimoodi, et nad söövadki. Jaa, seal nagu ongi, joovad verd ja söövad nagu. Ja organid, kui me võtame loomariigi peale, siis ongi see lõvid, esimene asi, mis nad söövad. Organid. Organid lähevadki, teevad rinnakorri, löövad lahti ja söövadki süda, kopsud, maks on need esimesed, sest need organid on kõige lihtsam süüa ka. Ja need on rohkem rasvasemad ka, et see puhtad lihased jäetakse alati, tavaliselt lõvid ei söögi neid, neil selleks ajaks on nagu kõhud täis, nad jätavad selle ja siis kõik need linnud ja ülejäänud, kes tulevad neid ja et nemad nagu söövad selle osa. Katkad tulevad siis ja ülejäänud, need söövad seda ülejäänud hästi siis. Ja, et kindlasti rasv on nagu mega oluline. Ja see nagu huvitav ka, et kui me vaatame mingit sellised hea uuringu leidsin ka, et kuidas 1934 said ühed arstid said Nobeli preemia auhinna sellega, et nad ravisid inimese aneemiat toore maksaga. Nobeli preemias ei ole mingi et see on tegelikult, et see bioaktiivsus loomtoidul on väga hea, et ja täpselt, ma tean, tänapäeval on nii paljud naised, kellel on aneemia, nagu nii räme aneemia. Mul on üks tuttav ka, kellel on nagu, no reaalselt iga kord käib tal, nagu reaalselt vahepeal läheb järjest hullemaks ja ta võtab raualisandeid, aga ta on nagu põhimõtteliselt vegan juba 4-5 aastat. Siis ma ütlen talle, kuule nagu, et võiksid proovida lihtsalt nagu oma tervise heaks nagu rohkem nagu lihtsamini imenduvat rauda. See ongi kõige naturaalsem, et päris toidust nagu saada see, aga inimestel on nagu jah. See on ka, aneemiat ka, ma olen seda oma stoorides ka puudutanud, et kui aneemiat vaadatakse palju rauapuudusest, tegelikult see, et kui B12 on madal, siis ei tehta korralikult punaseid vereliblesid. Vereliblesid transpordivad hapnikku ja rauda. Et probleem ei või olla üldse rauas, vaid selles, et B12 on sul madal. Ja võib-olla küll, vaata, kui ta... Et võtad rauapreparaate, aga need ei mõju, siis mina alati küsin, et aga B12 võtad, et siis kui öeldakse, et B12 võtad, siis on see, et siis on tundub, et see bioaktiivsus on kehva, et kuskil keha ei saa kätte ikkagi. Et mis on? Ja, täpselt. Et see nagu naiste puhul vist on ka see täpselt, et nad söövad vähem liha, nad kardavad seda liha rasva või mis see nagu on, mida sina nagu oled näinud või mõelnud isegi varem, et... No, ma olen ise samasugune, nagu ma rasva, no karts ma ei söönud, mul oli ainult see siuke kanarind on ju põhiline
ja põhimõtteliselt väiksena ma kasvasin ka üles ainult nagu linnuliha peal, oligi kana ja valmis nagu linnuliha tooted, et me ei osta toorest kana koju ja sükest asja. Nii et jah, et oligi, ma just uskusin seda, et taimerasvad on nagu, et siis ma lisasin igale poole, ma ei tea, sõin pähkleid rohkem, mingid oliiviõlisid, kookosõlisid, siukseid asju, ma uskusin, et on nagu parem kui nagu loomarasv, aga nüüd alguses mul oli tõesti raske selle karnivooriga, et reaalselt süüa mingi rasvast liha, see nagu hakkab vastu, sest et see on nii nagu peas, et issa ma ei peaks seda sööma ja see ei ole mulle hea. Aga nüüd ma võin pakivõid ka päevad süüa. Räägime sellest täpselt, et kui sa hakkasid tegema, et kuulasin ka Joe Rogan ütles, et esimesed 2 nädalat oli tal niimoodi, et kõht oli lahti, et see keha adapteerub igasuguse uue dieediga niimoodi, et hakkab mingi tagasilöök tulema. Kuidas sul nagu see oli? Jah, et selle nimi ongi nagu see Keto Flu on ju võib-olla ja pigem nagu mina soovitaksin inimestel, kes tahavad seda proovida nagu vaikselt nagu transformeeruda sinna toitumisele, sest mina tegin päeva pealt, sest mul reaalselt ei olnud valikut, ma oli lihtsalt nii halb olla. Ja ongi, kui sa teed päeva pealt ja sa hakkad nii palju rasva sööma, siis su seedesüsteem ei suuda nii palju ensüüme nagu toota, et seda rasva nagu seedida ja siis see lihtsalt nagu läheb sust läbi ja sul on nagu päris süda võib pahaks minna, nagu mitu korda alguses, kui nii palju rasva süüa ja siuke peavalu on ikkagi väsimus rohkem aga see läheb nagu täiesti ära, no siuke rauamaitse on ka suus, aga see on täiesti ajutine, et kui sa jood piisavalt vett ja sööd soola, et elektrolüüdid nagu oleks paigas, siis see nagu läheb üle ja peale seda on sul nagu 100 korda parem olla. Kui sul üldse varem oli. Ma ka kuulasin veel, et Toomas de Laurer on ka üks YouTuber, keda ma ka nagu Oota, kes see? Toomas de Laurer. Ma isegi tean, jah. Ma täna vaatasin ta videos. Et igatahes tema nagu rääkis ka, et ta muidu kogu aeg ketot teinud, aga tema läks ka karnivoori, siis temal oli see, et kindlasti Keto Flu puhul üldse, kui on Keto Flu, tegelikult on hästi teotud sellega, et see mineraalainete puudus. Ehk püsivisikud välja võtad, siis su keha hakkab vett rohkem ära minema, eks. Ja nüüd on see, et see peavalu, et me enam ka inimeste räägin täpselt, kui hommikul ärgata üles, sa peaksid kohe võtma esimene asja mineraalvee. Kas on ise siis maana soolt, sest su keha on 8 tundi põhimõtteliselt joomata ja me kaotame elektrolüüte, me öösel higistame ka kogu aeg minimaalseltki ja eriti suvel rohkem ja samamoodi siis me hingame kogu aeg välja, et me peame seda elektrolüüte võtma ja päris mõni inimene nagu sellega kohe saanud ka mingit muutust. Ja ma hommikuti teengi endale Himaalaja soolaga nagu vett, ma vahepeal täiesti igapäevaselt jõin seda praegu, ma olen nagu vähem teinud, aga välja pole lõiganud. Ja siis mul ei ole niimoodi vaja, ma teen nagu toidu päris soolase näguni endal tavaliselt. Et aga see, et lihtsalt 2 liitrit vett juua, et see nagu jälle minu jaoks hästi suur, kui me filtreerime, peame sinna soolasid kogu aeg lisama. Ja, täpselt. Instagramis nii palju rääkinud ja neid videosid ma olen teinud. Ja, et vett. Samamoodi siis Toomas de Laurer rääkis seda, kui ta lisas organid, siis tal läks paremaks mingid asjad, et see organites on see rasv, et ta oli ka natuke rasva vähe, aga organid ja veiseliha, et see kohe tegi tal paremaks asja. Ja see Toomas, ma tean, ja ta pigem sööb nagu, ta ei söö üldse nii palju rasva. Ma olen teda ka aastaid jälginud. Toomas de Laurerit, jah? Ja. Väga huvitav. Ja ma täna vaatasin ta videot. Ma lihtsalt kaamist, et temal on ka doktor Berg on üks, kellele poole ma alati mingi küsimus. Ja teda ma jälgin ka. Siis on hea, et mina need 2 inimest on need, kes annab 15 minutiga mingi info kätte mulle. Ja, täpselt. Päris hea. Kerge õpik, aga oota, karnivoorina, keda sina kõige rohkem oli see Sean Baker, eks? No Sean Baker, temani ma jõudsin hiljem alles, aga üks, issand, neid on nii palju, doktori Anthony Chaffee, ta on mingi 20 aastat olnud karnivoor ja ta on arst ja see on nii naljakas, et tal on vist 3 või 2 last ja tema ütleb, ja nad on, ma ei tea, mingi 5-6 aastased ja ta ei ole mitte kunagi elu sees neile köögivilja antud ega puuvilju. Nad on ka täiesti hyperkarnivoorid nagu terve pere ja ta näeb ülihea välja, ta on mingi 40-aastane, ta näeb välja nagu 30, ma ei tea, 3 või midagi, hästi sportlik ja naisega on ka hästi ilusad, nahk on ilus, lapsed on ilusad, terved, tugevad. Et nagu äge, mulle meeldib selliseid nagu jälgida ja siis on veel see
Kelly Hogan, üks naine, kes on ka 15 aastat seda teinud ja ta oli kunagi nagu morbidly obese, ta oli nagu hästi suur ja kaotas ka sellega hästi palju kaalu ja nüüd on hästi sportlik, tervislik ja nagu coach ib ka inimesi selle toitumisega. Aga kui mõelda täpselt, et nahk on ilus, see on ka, et tegelikult nahk ongi rasv või valk. Täpselt. Meile soovitakse 50-60 süsivesikut süüa, siis see minu jaoks on nagu see, et kui mõtleme seda keha kompositsioonist, et kuidas keha, millest on tehtud. Meie aju on rasvast, meil on luustik, valk, et selles mõttes, et need on need 2 toiduainet, mis on nii vajalikud, et ma mäletan sinu toitumise nõustajaks, ma küsisin küsimused, et meil on nagu asendamatud aminohapped, meil on asendamatud rasvhapped, et meil ei ole asendamatud süsivesikuid. Ja täpselt. Meie keha ise tooda põhimõtteliselt. Ja see ongi niimoodi, et meie ajul on tegelikult mingi protsessid, kus on vaja nagu natuke glükoosi, aga meie keha suudab seda ise toota mitte rasvast, vaid valkudest. Et keha suudab selle ilusti toota, et seda ei pea sööma nagu nii palju või üldse. Et see on väga huvitav, et sellest ka ei räägi. Ürgajal inimene läheb kütti, need sõid käid liha külmas maas, need saadki süsivesikud kätte, et muidugi kui jätkusuutlik, kui pikalt, kui kaua inimesed elasid, me ei tea nii hästi seda, aga ütleme see, kus see paleo tulnud, et mingi maaviljad, et see paleo toitumine on täiesti siuke normaalne, mis tegelikult võiks olla, aga 50-60% süsivesikut, see on minu silmis küll eriti 30+ vanuses inimene, kus me peame just valkude osakaalu tõstma ja see, aga nüüd on see küsimus kohe, et järgmine kiudainet, et kas su kõht käis läbi, kui kiudainet vaadatakse, et parandab seedimist, et nüüd sa käid rohkem vetsus, siis mina olen natuke selle koha pealt skeptiline, et kurat, kui ma kuulen, et inimestel on põhitused, neil on kõht kinni, kui nad söövad näiteks nisutooteid, et kui mina nagu lõpetasin ära, siis mul ei ole niisugust probleemi, et ma peaks nagu punnitama või midagi nagu tuleks, et kuidas sina nagu nii-öelda seda seede olukorda veel kommenteerid? Igastahes mul oli suht crazy niimoodi, et kui ma käisingi EMO-s see kord, siis ma ei olnud vist 7 päeva käinud vetsus. Selle aeg, kui sa sõid kiudaineid? Ja see oli päris nagu katastroofiline ja siis, kui ma lõikesingi päeva pealt välja nagu täiega sõin rasva, siis mul oli nagu mingi järgmine päev oli täiesti nagu toimus kõik nagu nii nagu peab ja oli väga nagu siuke meeldiv. Aga nüüd nagu mul ei ole probleemi selles suhtes kui sa sööd vaata ainult liha ja rasva, ma käin nagu vähem vetsus, sest et see söök on nagu nii bioavailable või nii nagu mu keha kasutab ja seda päris palju nagu saab sellest ära kasutada. Ja ma käin nagu vähem vetsus, aga mul ei ole nagu probleemi ja kui ma tunnen, et nagu on probleem, siis ma söön rohkem rasva, et sellega ma nagu mängingi, et kas rohkem rasva, vähem rasva, et ma tunnen, et ainult nagu piisavalt rasva on vaja, et sul nagu toimiks see seedimine. Et näiteks mul sõber kunagi tegi ka seda, ta tegi seda rabbit või kuidas selle ja rabbiti. Jänese dieet siis või? Ja jänese, et ta sõi nagu. Räägi sellest natuke, mis asi see on? See on siis see, kui sa teed ka nagu karnivoori, aga sa ei söö rasva, et sa sööd ainult nagu valku ja mu sõber nagu proovis ja siis tal oli täiesti niimoodi, et olid sooled nii umbes, et ta pidi arsti juurde mingi pumpama neid minema. Vaat see ongi see huvitav täpselt, et võib-olla naisterahvad täpselt, kes tahavad olla kaalus, siis nad esimene asina mõtlevad, okei, rasvad, et palju kaloreid, et inimesed, kes vist järgivad kaloreid, et võtame selle alla. Nüüd me hakkame siis rasva eemaldama, sööme siis paljast seda kanarinda, palju süsivesikuid ja siis tekivad need probleemid võib-olla just, et ja see jänesediet on tegelikult tulnud ühest olukorras, kus oligi külmal maal vist inimesed said süüa ainult jäänest, et sõid päris palju, aga lihtsalt nagu kõht oli kogu aeg tühi vist.
või Ja mingist ongi, sa ei saa täiskõhu tunnet sellest, see on nagu hästi huvitav. rasvad aitab meil kõhtu hoida täis, eks. Täis ja see tegelikult jah, see on naljakas, inimesed just nagu naised, kes tahavad dieeti pidada, ma tunnen, et nad jätavadki sellepärast nagu rasvad välja, kuna süsivesikud on nagu rohkem, vaata saad rohkem süüa kogust, aga see ei ole tegelikult su kõhule hea esiteks ja kui sa sööd rasva rohkem, see hoiab sind nii kaua nagu satisfied. Mina nagu mõni päev alguses, kui ma alustasin karnivoori, ma sõin üldse nagu 1 kord päevas vahepeal ja ma olin täiesti nagu tundsin ennast jumala hästi ja kõht oli täis, aga sa pead ka piisavalt sööma, vaata, et sa ei hakkaks mingi hullult kaalu kaotama, aga nüüd ma söön rohkem muidugi, aga alguses ongi raskem nagu süüa nii palju. Muidugi vist, ma kuulasin ka eile seda Rhonda Patrickut, siis see rääkis sellest, et kui sa oled karnivoori toitumisel, sa teed palju fästikut ka, eks? Ja hetkel ma ei tee, aga mul see vahepeal kui sa oled 1 kord päevas, su põhimõtteliselt nagu tulebki juba fästikut. No ja siis hetkel mul ei ole nii palju, aga mul tuli ja täiesti niimoodi, et vahepeal sõin mingi kell 3 viimati, siis sõin alles järgmine päev mingi kell 12. Sest see samamoodi ka siis aitab seda mikrobiomi ju taastada õigemini. Ja täpselt, et see paastumine on tegelikult ka nii äge asi ja ma olen sellega nagu väga ränkasid migreene ära ravinud, mul kunagi oli Thai-boksist nagu ja nüüd ma üldse nagu ei pea tegelema nendega, paastumine on aidanud. Ja see paastumise kohta me küsiti ka, et kas ta on nagu see trendidieet on see samamoodi, et ma nagu rääkisime ka sellest, et vaata, kui inimesed lähevad selle paastulaagrisse 5 päeva, see on jälle see nii-öelda viga võib-olla, mis tehakse, et inimesed lähevad kohe sellesse nii hullult sisse, et päeva pealt ja nad teevad ekstreemselt ja see keha... Ja sellel ei ole mõtet, ma arvan, jah. Ja see keha hakkab nagu vastu töötama, aga tegelikult, kui me ütleme fastingu nagu positiivsed efektid, siis on ka tegelikult, ma lugesin ka, et kui inimestel on vähk, siis kemoteraapia pluss fasting on väga hea, sest ta põhimõtteliselt näljutab siis vähirakke. Ja täpselt. Ja fasting on Nobeli preemiaga pärjatud samamoodi, autofaagia. Ja ongi, see on tegelikult imeasi ja paljud arvavad mingi voodoo ja issand jumal jälle mingi fat diet või mingi asi, aga tegelikult see ongi, paljud teevadki seda ravi eesmärgil. No ma olen ka 5 päeva paastu teinud, et ma ise tegin selle vabatahtlikult üksinda. Ma ei ole teinud, aga ütleme, et jah, kui räägime nagu täpselt nendest igast dieetidest, need toimivad, aga me teeme liiga ekstreemselt mingeid asju. Fasting samamoodi, et mina ka vahepeal võtan lihtsalt, ma ei tea, nädalas 1 või 2 päevad, ma lihtsalt ei söö hommikust. Et me keha tahab seda puhkust, et see, et me sööme iga 2 tunni tagant, see kõige hullem, mis me tahame teha. Sellepärast, et meie soolestusüke süsteem on migration kompleks, ütleme inglise keele, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles, aga see on põhimõtteliselt peale 1,5 tundi, kui hakkab su keha siis puhastama soolestikku järjest. Ja selle ajal ei tohiks nagu enam midagi võtta, aga kui me juba 2 tunni pärast sööme, siis et see mehhanism hakkab vaikselt tööle, aga põhimõtteliselt see mehhanismi nagu see täisväärtuslik kasutegur lõhustatakse kohe ära sellega, et hakkad uuesti sööma. Et sina ka tegelikult ju mitu korda päevast sööd. Hetkel mul on olnud niimoodi 3, et 2 suuremat ja 1 snäkk, aga vahepeal on 2 ka, et nagu oleneb, kui mul on trennipäev, siis ma söön natuke rohkem. Mina nagu näen seda probleemi, et nagu ka üks Circadian Code, üks raamat, see räägib sellest time restricted eating, et ta ei ole nagu päris paastumine, aga see, et lihtsalt, et võiks vähemalt hoida seal hommiku ja õhtusöögi vahel 13 tundi või 12. See ei pea olema täpselt see, fasting ei pea olema täpselt tegema see 16-8, et sa pead nagu kellaajaliselt nagu paikas olema, et sa jumala hästi tule varem süüa, et sa pigem hakkad vaikselt harjutama ja lähed ja lõpuks siis hakkad tegema, et see fastingu jah, on ka siuke, millest ma ka pean nagu pikemalt rääkida, võib-olla siis teha isegi kellega vestlust, et kuidas ja mis ja sest tal on hästi palju kasutegurid ikkagi. Jaa, tõesti. Tõesti. Ja nüüd siis me rääkisime ära sellest niisuguse karnivoori dieedis, et okei, see kiudainet vähe, et kas sul sooled käib või teine asi kolesterool. Sa sööd palju kolesterooli, palju sa sööd muna siis, räägi? No täna ma olen juba vist 5 muna söönud. Palju sa tavaliselt sööd siis? No mul jääb kuskil sinna 10 ringi. 10 muna päevas, jah? See ei ole kõige. See ongi see, et mina söön iga päev 3 muna hommikuti. Lihtsalt see kolesterooli kohta ma olen teinud ka blogiartikli ja kui ma olin toitumisnõustaja ka, siis paberite järgi hästi palju jälgitakse kolesterooli.
ja siis, kui mina paberite järgi sõin 800 milligrammi, siis normaalne oleks 300 Eesti soovituse järgi. Ja nüüd on see, ja. et kolesterool kehas ei ole see, kui sa sööd, kuidas sa nagu räägi sellest, selle Ja kohta? ei no see on, et mida rohkem kolesterooli sa sööd, seda vähem su keha nagu toodab seda, et su keha oskab naturaalselt seda tasakaalu luua, aga kui sa ei söö üldse, siis su keha nagu hakkab üle tootma seda, siis tekibki nagu kõrge kolesterool. See on nii naljakas, mul on 2 vegan taimetoitlas nagu tuttavad, kellel on kõrge kolesterool. Kõrge ja nad ei söö ju nagu muna ja liha, aga ja tõesti väga huvitav nagu, et ma ise tahangi teha katse ka võib-olla paari nädala või kuu pärast, et ma söön mingi 2000 või kolesterooli päevas, 300 on nagu norm. Mis sa ütlesid, FitnessPal ütles, et -1300 või? Ja -1300 mingi oli. 300, see on nagu 1600, siis võetakse 300 maha ja siis sa sööd 1300 üle. Ja, et ma tahakski teha ise nagu vereproovi ja siis seda LDL ja HDL-i nagu need vastused saada näha ja siis ma tahaks nagu kajastada oma Instagramis. Mina olen näiteks põhimõtteliselt, ma arvan, 3 aastat juba nüüd söönud niimoodi, ma söön iga hommik 3 muna ehk siis nädalas 21 muna ja ma olen seda 3 aastat teinud ja ma olen ka käinud vereproovi andmas ja minu kolesterool on täiesti korras. Ja rääkimata, et muna on täiesti ju imesöök, see on ju reaalselt looduse multivitamiin, see on lihtsalt nii hea asi, seal on kõik olemas. Ma eile sõin ka ma sõin 4 munakollest toorelt ära, sest et Kuule, aga see bioaktiivsus toorena, kas see ei ole kuidagi halvem? Ei ole, tead, ma kunagi arvasin ka, et see on halvem, nii palju, kui ma lugesin, aga järjest rohkem mingit uut stuffi, mis on välja tulnud, ongi, et naturaalsel kujul söögis on palju rohkem seda toitaineid ja kehal lihtsam omastatav, samamoodi liha kohta, et toores liha on ka, et seal vaata päris paljud asjad sa ei hävita, jäävad nagu alles, mis sa hävitakse kuumusega ära, aga nagu toorest liha ma ei taha päris süüa veel, aga muna on nagu fine mu jaoks. Et ma panen seda toorpiima sisse. Kui sa hakkad toorest liha sööma, kas sa sööksid enne organit? Ma arvan, et ma võiks proovida nagu toorest maksa niimoodi, et ma nagu külmutan selle vaata ja siis söön nagu ma tean, paljud teevad sükest häkki, aga samas jah, ma ei tea, igastahes, kui ma peaks toorest liha sööma, ma kindlasti teen Instasse kohe. Story või niimoodi. Ja first reaction nagu. No tegelikult seda suhted nagu maitsetu. Ja siis sa saad jälle neid heiteri kirju, et nagu ma ka, et mis ma algul ütlesin, olge avatud meelega, et pärast eelmist podcasti, kui sa tegid fitness jutud, et sa said päris palju sükest negatiivset tagasisidet, eks. No natuke tuli jah, selles suhtes, aga see oli nagu arvatavad, et see on nagu huvitavad inimesed jah, et öeldi sulle vist loomatapja või mis asi sulle öeldi? Loomatapja ja et ma suren vähki ja ma suren mingi veresoonkonna haigustesse ja et ma olen mõrtsukas. Et see on jah, see kolesterooli teema ka, see on täiesti jälle nagu ära, et seda ei ole, et öelda see toitumise kolesterool ei põhjusta südamehaiguste riski, seda ei ole konkreetselt ühtegi epideemilist seda uuringut, kui tõetust uuringut tõestanud, et see kuidagi põhjustab ja kolesterooli juhtus veel, et siuke hea kanal ka see What I Learned, seal tegi vist katse see, et ta sõi iga päev 30 muna, 30 päeva ehk 900 muna kuus sõi ja tema kolesterool oli niimoodi sama, LDL oli. Algu korra tõusis ja siis lõpuks läks sama terve aeg, et see täpselt meie maks korrigeerib, palju kolesterooli toodetakse, et see kolesterool, mis me toitumise sööme, see ei muutu selleks halvaks nüüd, et see paberi peal, et meie keha ei ole matemaatika, meie keha on bioloogia. Ja see uskumus tuligi kunagi väga ammu sealt USA-st, üks meesterahvas tegi nagu researchi ja isegi nagu ei küsitletud teda, sest ta oli väga agressiivne ja surus peale nagu oma uskumusi ja kuidagi sellest ajast saati on meil tulnud nagu see, et muna ja see kõrge kolesterool, et see on väga huvitav. Ma olen dokumentaali vaadanud selle kohta, et kust see tuli. Et jah. Aga järgmine teema siis, et sa oled bikiini fitness star siis ja kui mõtleme nende dieetide peale ja kui mõtleme siis need samad inimesed ütlevad, et meil on süsivesikut vaja, et sul oleks energiat ja nüüd siis karnivoor, kes on täiesti vastu kõigi nendele uskumustele, veendumustele, mida peab tegema,
et kas sul on energiat trenni teha, et nagu mille pärast see on niimoodi, et siis, et sul on energiat, et ja seal ongi see, nüüd mehhanismi juurde lähemegi, et ma räägin siis selle energiast, et meie keha on nagu hübriidauto ja meile meeldib esimesena kulutada seda nii-öelda siis süsivesiku arvu ehk seda glükogeeni, mis meil kehas on. Aga kui ongi niisugune olukord, kus me ei saa seda peale enam, siis keha saab väga lihtsalt ümber lülituda rasvade peale. Ehk ta läheb siis ketoosi. Ketokehasid hakatakse tootma ja sellega on põhimõtteliselt elatud sellises olukorras on sajandeid. Aga nüüd siis, kus meil on tulnud siis toitumise kultuur, meil on palju toiduainetööstusid, me soovitakse nüüd süüa, et me peaks siis 50-60 sööma, aga tegelikult, kui me läheme selle, adapteerume ketoosi peale, kui meie keha adapteerub selle peale, et me suudame rasva põletada, siis tegelikult on väga edukalt võimalik teha igasuguseid dieetega. Ja kui me võtame, siis Bikini Fitnessil on ka hästi ekstreemne kaloridieet. Kuidas sinu see kogemus sellise dieediga, sinu energiatasemega, sinu tulemustes lihastreeningutel? Jah, no praegu ma kindlasti, ma ei ole nagu seda dieedi osa täielikult läbi teinud lavale jõuda, aga praegu ma võin öelda, et kui su keha adapteerub ja sa jõuad täiesti sinna ketoosi, siis sul on rohkem seda nagu selgust peas ja nagu energia, just on nagu teed kõik ära ja sa jõuad, aga ikkagi nüüd, kuna ma pühade ajal panin nagu veits hullu seal jõululauas, ma sõin nagu kõike, mis ette juhtus, siis ikkagi see aeg, paar nagu nädal ja nädal-kaks on olnud nagu väga raske, et nagu tagasi vaata jõuda reele, aga kui sa lõpuks nagu jõuad, su keha adapteerub jälle, siis see on nagu, seda nii naljakas seletada, ma mäletan, kui ma see on nagu paastumisega, et seal nagu algus on raske, aga siis sa jõuad nagu sinna mingile punkti ja see oli nii naljakas, ma läksin veel trenni ja ma olin täiesti paastunud juba, ma ei tea kui kaua ja siis nagu järsku tuleb selline energia, sul on täiega jõudu, sul on hea tuju, sa jõuad ja siis su keha nagu on seal kogu aeg, et näiteks see doktor Anthony Chaffee, tema on ka nagu täiega lihastest, ta on olnud nagu terve elu sportlane ja tema nagu, see on naljakas, et ta räägib, et tal on nii palju energiat, et ta ei tea nagu mida teha sellega, et ta ei suuda seda nagu trennis ära kulutada. Et see on ja väga nagu huvitav, et ma olen ise ka seda kogenud, et ma praegu tunnen, et mu keha natuke nagu adapteerub, nagu taastub nendest pühadest, et mõni hetk võib olla raskem, aga siis vahepeal tuleb jälle mingi täiega energia, et päris, mulle nagu meeldib, selles suhtes ma tunnen rohkem energiat niimoodi, kui ma tundsin siis, kui ma sõin süskareid. Jah, seal on see täpselt, see adapteerumine tähendabki, et inglise keeles on sõna see metabolic flexibility. Keto ja paastu, kes teevad, siis nemad saavutavad selle, nad adapteeruvad, nad võtavad siis mingiks perioodiks on nagu süsivesikud väljas. Seda ei pea nüüd ekstreemselt, see võib kohaneda näiteks 7-12 päevaga. Ütleme, et ise võib kauem olla. Kas ketone kohanemisel on uuringud ka tehtud sportlastega, et see võib isegi võtta kuskil 30 päeva. Ja mõnel võtab päris kaua, 2 kuud isegi. Jah, et mina nagu nägin seda, et kui ma lükkasin oma hommikusöögi ketoks, siis minu neljad kadusid. Seda sa suudad, kui sa hommikusöögi teed nagu see ongi siis lõpuks fasting, mina nagu soovitan alati ka inimestel klientidel alustada keto hommikusöögiga ja nüüd sa saad teha pikemaks lõpuks, kui keha adapteerub rasvapõletusega, nüüd sa saad teha seda fastingut lõpuks. Ja täpselt. Ja aga siis, kui sa kohaned ära, siis sinu nälg hakkab taanduma. Ja väga palju ongi see, et kui inimestel on hästi suur nälg, siis see märk sellest, et su keha põletab ainult süsivesikut, ta ei saa muu moodi hakkama. Ja siis tekivad need crashid ja eriti amatöösportlaste näiteks on niisugune inglise keeles sõna nagu bonk, et seda rääkis ka Lance Armstrong, aga eesti keeles on siis sein ees, haamer, ehk sa pikemal jooksu ajal siis äkki tekib niisugune jõuetus. Ja nüüd, kui see mingi hetk nagu keha puhastab kuidagi, ta üritab minna teise selle rasvapõletuse peale ja need, kelle pole ära kohanud, see võtab korraks aega, aga kui nad sellest üle saavad, siis läheb see uus energiatase. Ja täpselt. See jääb sul ka nagu vahepeal seda, siis võib alguses faasis. Ja see on nagu see nullpunkt vaata, et lihtsalt üle siis on nagu ülihea olla. Et ja praegu ma olen
näinud väga head tulemusi trennis, selles suhtes ma tunnen nagu mu nagu lihased on nagu kasvanud On, või nagu kuidagi võib-olla ta hästi, võib-olla läinud kuivamaks. ei, nagu ma ei ole kuivamaks läinud, Tegelikult sa saad aru teksapükstest või asjadest, vaata, naistel on ikka ju. no need mul ei lähe ammu aga ei, selles suhtes ma ei ole kaalust nagu alla võtnud päris, ma olen tegelikult isegi nagu juurde võtnud natukene. Aga kaua sa oled teinud seda karnivoori? 4 kuud praegu Okay. kuskil niimoodi ja jah, kuidagi ma olen kuulnud, et nii palju, kui ma olen uurinud, et on isegi hästi lihtne nagu lihasmassi hoida, et isegi kui sa ei tee trenni, sul nagu see lihasmass nagu tuleb juurde või muutub selliseks rohkem nagu mature'iks, et kui sa sööd rohkem valku ja rasva, et see on väga huvitav ja on tehtud teste ka, et inimesed, kes on söönud seda toitu nagu karnivoori mingi 2 kuud, aga ei ole trenni teinud, siis nende nagu luude tihedus ja lihaskasv on nagu juurde tulnud. Et see on väga huvitav, et öeldakse, et väga lihtne on hoida lihast sellise toitumisega, sest sa sööd nii palju valku, on ju, et valk säilitab lihast hästi. Ja mul nagu tekkis see küsimus täpselt, ma hakkasin uurima ka, et kui sul on süsivesikud väljas, see tähendab seda, et sinu keha nii palju ei tooda nüüd insuliini. Insuliin on siis anaboolne hormoon, mis aitab ka lihased kasvatada, aga samamoodi siis ka rasvarakke. Aga antud juhul võib-olla see valk siis ikkagi stimuleerib meie natuke seda insuliini tootmist. Ja, et ta muutub ja kehas saab muutuda nagu glükoosiks, keha suudab seda teha, et paljud ütlevad, sellest piisab, samas öeldakse, et pead nagu carb loading ut tegema mõnikord, et mõned sportlased teevad mingi korra nädalas või paar korda kuus, et ikkagi seda insuliini nagu tõsta ja lihaskasvu maksimaliseerida, aga ma praegult ei ole seda veel teinud ja ma kindlasti nagu proovin, kui ma tunnen, et mul on nagu mingi sein ees, aga praegu ma ei ole vajadust nagu näinud. Sest sinu puhul on see veel eriliseks teeb võrdlus teiste bikiini fitnessitega, kui ma siin Siljaga rääkisin ka, et sa oled adapteerunud rasvapõletuse peal ja ilma sinu nälga nagu esineb vähe selle dieedil. Ja siis ongi see, et sul on vist seda palju parem teha, sest kui need bikiini fitnessid, kui nad lõpus siis enne võistlusi, nad on nii minimaalse kalori peal, eks. Aga nad ei ole adapteerunud ja neil on siuke nälg, neil pole energiat, sellepärast, et nad on võib-olla süsivesikud nii väheks võtnud, et ei suuda rasvadest seda energiat teha, sest ta ei ole harjunud. Ja täpselt. Kui sa hoiadki süskarid sees, siis su keha nagu ei adapteerugi. Aga ma tahaksingi proovida seda võistlusdieeti teha niimoodi läbi just nagu sellepärast, et nagu kuidas see toimib, nagu kas see on nagu superior nagu või siis nagu, et kuidas sellega on. Ma mõtlen ka, et kui tehakse nagu carb load'i tavaliselt enne võistlusi, et nagu lihased ilusti mahlaseks läheks, et siis ma olen kuulnud, et karnivoorid teevad siis nagu rasvalaadimist, aga ma ei kujuta ette, kuidas see nagu võib nagu mõjuda, aga see kõlab väga nagu huvitavalt, et tahaks nagu täiega läbi teha muidugi. Mahlased lihased, see oli lihas. Ja mul treener kunagi ütles mahlane lihas, mul on sellest. Mahlane lihas, see on niisugune eriti. Sa mõtled steegi peale võib-olla. Aga lihtsalt see on huvitav, kui ma praegu näen neid igasugust stoorisid ka, kus ongi see põhimõtteliselt see rabbit diet, et on mingi süsivesik, riis, makaron ja seal on siis kana hakkliha. Et nad hästi madala rasvaga, kas neil ei teki seda sama probleemi, mis sõbral oli, vaata, Ma ei teagi, sest samas vaata sportlased joovad nii palju vett, ma arvan, et see mõjutab ja siis veel nad saavad suht palju kiudainet ka vaata, sest et nad söövad köögivilja palju ja siis et rabbit diet on ainult siis liha ikkagi ilma. Ja no mingil määral söövad rasva. Et minu treener õnneks nagu tema mul rasvu alla 60 ei lasknud kunagi, kui ma võistlesin, see on nagu isegi hästi, aga ma tean, et osadel dieedi ajal lastakse mingi 25 ja 30, aga see on nagu naise hormonaalsele tervisele lihtsalt nagu täiesti, ma ei tea, tappev lihtsalt. Jah, sest nagu
ongi see, et kui me võtame bikiinis võttes, et noh, et sellel lähevad vist päevad ära, et kuidas see nagu naise kehale see bikiinipites tegelikult nagu mõjutab. Ja see ongi vaata, öeldakse, et nagu, see ei ole midagi hullu, kui mingi paariks kuuks läheb ära, aga samas nagu seda ei ole niimoodi isegi uuritud, et mis mõju võib tulevikus olla nagu laste saamisel, sellel, kui sa niimoodi mängid oma kehaga kogu aeg, vaata, et kaovad ära päevad ja lased ja kaovad ära, et ma ei teagi, ma tahaks täiega edasi võistelda, samas see ongi see ainuke asi, mis nagu natuke hoiab mind tagasi, aga ma tahaks, et see on siuke mul võitlus natuke peas, aga jaa, ma tahaks just nagu eksperimendi mõttes ka selle karnivoori toitumisega selle ühe korra vähemalt läbi teha veel. Ja see on nii äge nagu, et siis sa saad nagu murda neid uskumisi, veendumusi, võib-olla kui sa teed paberik ära, vaata, sa hakkad ise nagu bikiini vist. Ja. Ma arvan, et see toitumise, kui ma mõtlen ka nagu teaduse peale kõik, et ta ei pea olema nüüd täiesti karnivoor, aga kui sa teed ära näiteks ketot soovitada, vaata, et õigemini lõpupoole nagu, et sa nagu laseme oma kliendiga, siis sa lased adapteeruda selle rasva põletuse peale, et tal ei oleks seda nälga, sest see nälg ongi see märk tegelikult, et mille pärast naised teevad hästi palju kaloridieetidega, miks see tagasilöök tuleb, et meil kehal on see termomeeter ja kui me ei suuda nagu adapteerida, kui me ei ole seda metabolic flexibility, siis ma näengi seda, et see nälg paneb sisse selle süsteemi, et nüüd me kogume ruttu juurde. Ilmal ajal oli see asi, et ongi, et me ei tea, kuna me süüa saame, et see moment, kui sa oled adapteerunud, tekitab selle, et see tekib uus normaalsus ja nüüd need bikiini fitnessiga võistlejad, kui nad lõpetavad treeningud ära, lihastreeningud, võib-olla tuleb laps, võib-olla nad lähevad kodusel režiimile, see hakkab tulema see liigne rasv. Et seda ma näen, et see on see pikajärgne tagajärg, kuna on nagu siuke hea uuring see Biggest Loseriga, mis tehti kunagi. Trenn peale, hästi madal kalor ja 6 aastat hiljem nende ainevahetus oli aeglustunud. Nagu kõvasti, ma olen ka seda näinud, see on päris nagu jõhker ikka, mis nende kehadega nagu... Ja need inimesed lõpuks olid samas täpselt samad või hullem nagu. Meil on ka Eestis oli ka seda saade samamoodi, mis tehti seda sama. Oli jah. Et inimesed, ma ei tea, aga lihtsalt see kaloridieetide kõige suurem miinus ongi see, et see ei lähene selle makrotasandil nagu erinevat, et täpselt, et kui ta kasutaks seda ära, et need kalorid näiteks ketona või ongi see päeva mingi ühes pooles, et sa fastingul ja mõtled, et fastingut ja siis sööd kalorid ühe korraga või mingi 2 korras. Aga lihtsalt, et kui sa adapteerud ära, siis ma näen, et need inimesed suudavad hoida seda kaalu. Ja täpselt, et ja ma tahtsin teha need karnivoori toitumisnõuste paberid ja siis samas ma mõtlen, et keto võib olla isegi nagu kasulikum, sest ma arvan, inimesed just on ketost vaata rohkem huvitatud, et Eestis meil väga ei ole nagu inimesi, kes tegeleksid sellega. Et ma arvan, et see oleks siuke äge asi, nagu millega edasi minna. No kindlasti on, aga vähe. Mina ütlen seda, et mina isegi, ma teen seda nagu cycling pigem. Ma soovitaksin inimest, aga sul on vaja see adapteerima ära, et ütleme, mina soovitaksin, et kui sul klient tuleb, siis see hommik on keto, võib-olla siis lõuna on ka siuke, õhtul võib-olla tüsivesikud ja lõpuks siis võib-olla... Ja, et see on katsetamise asi, et ma arvan, et mina läheks seda nagu teed pidi, et minuni tuleks inimesed, kes tahavad nagu mingit lahendust saada mingile tervise probleemile, et siis et see on siuke katsetamise asi, aga ja, et siuke põnev teema. Sellepärast et sa oledki nagu hästi huvitav isikus, et sa oled nagu lahti murnud nendest uskumustest ja sa oled veel nagu personaaltreener ka, siis seda enam ma nagu jälgin ja vaatan, kuidas need on ja kui sul tulevad kliendid ja kuidas need tulemused on, et see... Ja selles suhtes klientidele ma olen nagu rääkinud, mis ma teen, aga nemad ütlevad, ma olen mingi hull, kui ma söön mingi pakkuid päevas, aga... Siin on see koht lihtsalt ka kohe mul tuli nagu mõte ka, et vaata, sul on öeldud ka umbes, et kas sa ei naudi elu, vaata, et sa... kuidas sul eluisu üldse on veel alles ja... Et seal tuleb see dopaminisüsteem, et kui meil on nagu mingi hull suhkrusõltuvus, et see maitseelamus ongi see, tulebki meile dopaminist, et me sööme midagi, me saame hea naudingu sellest, aga kui inimesed lähevad ka mingi kinna nagu dieedi peale, ma just kuulsin seda, et kui sul on nagu kindel toit, mis sa sööd kogu aeg, sa harjud ära sellega, sul hakkab meeldima. Ja sinu jaoks ongi see juba nauding, et sa saad kõhu täis, sa saad oma toitained kätte, mis põhimõtteliselt toitumise eesmärk olekski, et sul oleks need mikrotoitained olemas kõik, et su keha saaks funktsioneerida.
ja täpselt, no selles suhtes mõnikord ikka tuleb mingi isu ja Ja. tahaks, aga enamasti ma suudan endale nagu vastu panna ja lõpuks ongi su keha harjub ära, no söö 20 päeva niimoodi, siis sa nagu ei taha enam magusat ja ei näksi ka enam vaata, kuna liha ei näksi väga niisama, et sööda ikka sa ütlesid jah, vaata, kui isu tuleb, teeb külmkappi lahti, siis vaatad, et liha on. ainult liha, sul nagu ei mulle Et sinu magustused tuli banaan ja sa ütlesid, vaata. no mõnikord jah, et see on siuke selles suhtes mõnikord ikka ma midagi luban ja käin nagu, olen väljas, mõnikord käin söömas, aga ikkagi nagu oluline on see nagu 99% on ju, et ma ikkagi tahan ennast hästi tunda ja samas see, et mulle öeldi, et kas mul eluisu nagu ei ole otsas, kui ma nii söön, et selles suhtes mu eluisu oli rohkem otsas, kui ma seal mingi EMO-s istusin kõhuvaluga nagu, et inimesed lihtsalt ei saa nagu ma räägin nagu ära, miks ma niimoodi söön, aga siis nemad võtavad ainult kinni sellest, et oh my god, sa sööd ainult liha, nagu mis sul viga on, et kedagi ei huvita, miks. No see on jah siuke alati, noh, kui tasub nagu, kui inimene räägib miskit, siis tasub alati küsida, et miks sa arvad nii, kus sa said selle teadmise, et inimene hakkas mõtlema, et kus kohast need uskumused tulevad, veendumused. Et võib-olla leerdame mingit mõtet, aga me ei tea, kust see tuleb. Võib-olla me lugesime kuskil Delfis, meil on jäänud mingi asi meelde, aga me tegelikult ei tea. Ja me oleme juba samas mustris ka, et mina olin ka nagu vana sportlane, profi korvpallur, et minu söömismuster tuli ka peale seda kaasa. Tegelikult me peame muutma, me ei saa ühtemoodi kogu aeg süüa ajast aega. Et kui me olime nagu noored, me põletasime kõik ära. Nüüd, kui me vanemaks läheme, üks oli seda, meie lihasmass hakkab vähenema. Lihasmass on see põhiline näitaja meie kaalu suhtes, et mida rohkem lihased, seda rohkem me põletame seda energiat ära, ehk seda veresuhtleme alla. Ja teinekord inimesed, kes ongi hästi fitid, nad soovitavad seda sama toitumist, 50-60 süsivesikuid. Aga tegelikult reaalselt, kui me läheme füsioloogia õpikus, on nagu punkt olemas, kus füsioloogia seal ütleb ka, et süsivesikud teevad rasvu kehale põhimõtteliselt. Et su keha nagu kõige lihtsamini süsivesikutest teeb rasva, et inimestel on vale arusaam, et rasv muutub rasvaks, aga ja, et see on... Selle kohta ma tahan mingit videoga teha, sükast TikToki jaoks, kus siis... Ja, see on päris hea teema. Et enne nagu glükogeen, kui glükogeen on täis, hakatakse rasvu tegema, et see süsivesiku varu tuleb ära põletada, siis me hakkame rasvu põletama. Või siis samamoodi, kui varu saab täis, siis me hakkame rasva tegema kehale. Jaa, eks jah. Nii, aga peaaegu üle tunni oleme rääkinud. Saime kõik teemad vist ära puudutatud, mulle siuke tunne. Jaa, et kui tuleb veel teemasi või küsimusi, siis võime veel kõneda. Jaa, et lahe, väga tore vestlus, läks kõik hästi, nagu ma tahtsingi, me saime kõik ära rääkida. Ja loodame, et sul ei tule siis peale seda mingi vihakõnesid. Ei ole hullu, ma ei lase mõjutada. Kui midagi on, ütle mulle, saada mulle ette, ma ise kirjutan, siis vaata mehena, kui keegi kirjutab mulle mingi. Ei, ma ei usu ja ma seekord jäin väga rahulikuks ja, et selle eelmises ma liiga lendasin peale, et ma arvan, et väga hästi läks. Kuule, aga tore, Indra, ma loodan, sul läheb siis hästi, et sa oma selle karjumine toitumisega ka saavutad suuri tulemusi bikiini fitnessis, et siis sa avad uue tee üldse sellest võib-olla turul, mis on, et kogu see dieetide mõttes, et sa võib-olla säilitad tänu sellele oma lähenemisele naiste tervist. Et see on põhiline. Ja sina kuulaja, kui sul on mingi tervise poole ka, siis soovitan ka vaadata just algul toitumise poole ja sealt vaadata, et mis sulle sobiks, täpselt nagu me rääkisime täna, kõhuprobleemid, võib olla lektiinidest, võib hoopis taimedest. Igast asjad. Ja alati võib mulle ka kirjutada, jagada oma lugu, mulle päris paljud tüdrukud kirjutavad ja on nagu huvitav arutada, et mida arstid on soovitanud, mida ise olete proovinud, et alati on hea kellegagi jagada oma lugu, et siis ei tunne ennast nii üksinda, et kindlasti julgelt kirjutage. Kui keegi julge sulle läheneda, aga võib-olla tahaks näha, kuidas sa töötad, siis kus sa oled nagu gymmis personaaltreener, kus sa nagu rohkem oled siis? Põhiliselt Õismäe gymmis, aga ma töötan ka Mustika gymmis ja Tehnopoli gymmis, et need on kõik päris lähedal üksteisele. Ja, et annan personaaltrenne, kavasid, toitumiskavasid, aga ma carnivore toitumiskavasid veel ei tee, et see nagu
mida sa käid siis hommikuti, sa oled hommiku inimene, käid trennis? Mul on mõned kliendid tulevad 6-ks, aga siis mul Mhm. on teine töö ka vahepeal ja siis ma alustasin jälle 13.30 treeneri tööga. 13, okei. Jah. Siis sa oled siis Mustikas või Õismäel, siis minge vaatama, siis vaadake piiluga siis, kuidas Vaadake. vaadake arengut ja siis kui lõpuks julgete, siis lähete. Aga Täpselt. ilusat päeva sulle ja ma loodan, et inimestel saisid midagi huvitavat ja võib-olla me kunagi siis räägime veel juba. Ja, olgu, aitäh sulle. Okei, tšau. Tšau.